Hea e-poodnik, ma usun, et sa oled nüüdseks saanud piisavalt ülevaadet, piisavalt ambitsiooni ja piisavalt ka teadmisi, kuidas moodi siis see e-poe ülesseadmine käib päriselt ja mida selle juures arvestada, alates juriidilistest nüanssidest lõpetades tarneahelatega. Viimane samm on veel jäänud, on see, et kui sul nüüd see e-pood on püsti, laivis, internetis, ja sa saad seda urli uhkelt oma naabrimehele või naabrinaisele jagada, öelda, et ma olen nüüd laivis, siis sellest ainuüksi ei piisa. Sa pead selle e-poe viima oma potentsiaalsete klientide ja tarbijate ette. Kuidas seda täpsemalt teha, sellest me ees olevas videos sinuga ka täpsemalt räägime. Alustame siis ettevalmistusega. Esimene pool ettevalmistuses hõlmab sinu ärilist konteksti. Punkt 1. Vaata, mis turul toimub. Millised on trendid ja mida teevad konkurendid. Siin ma annan sulle väga lihtsad tööriistad, mis muuseas on tasuta kättesaadavad, mille abil sa saad väga selgelt ja väga lihtsalt aru, mida teevad su konkurendid ja mis turul toimub. Punkt 1. Trendid. Igal äril üks oluline nüanss, kas äri õnnestub või ebaõnnestub, on õige ajastus. Ajastuse kontekstis on trendide jälgimine hästi oluline. Millest täna tarbijad näiteks puudust tunnevad, mida nad vajavad, milliseid probleeme nad omavad ja kuidas moodi sina saaksid neid lahendada. Üks hea tööriist selle jaoks on näiteks Google Trends. Selle abil sa saad vaadata sinu valdkonna või sinu märksõna või sinu toote trendi läbi erinevate ajaperioodide. Kas see on see viimane kuu aega, viimane aasta, viimane 2 aastat ja sa saad seda vaadata nii Eesti kontekstis, maailma kontekstis kui ka näiteks regiooniti. Selle abil sa saad lihtsalt teada näiteks, millal on sinu valdkonna vastu kõige suurem huvi Google'i tarbijate kontekstis. Lihtne näide, hiljaaegu lansseerisin ühe kliendiga ühe enesearengule pühendunud keskkonna ja seal huvitav, mida me avastasime, oli see, et detsembris oli enesearengule oli inimestel kõige väiksem huvi. Nüüd ehk kui me tahame midagi välistada, siis detsembris kindlasti ei tasu sellist platvormi lansseerida. Aga mis ajal inimesed lubavad ja võtavad kõige suurimaid eesmärke oma isiklikus elus ja oma isiklikus arengus. See loomulikult on see uusaasta lubadused, kus kohas lubatakse olla ilusam, targem, rohkem sporti teha, paremini tervislikumalt süüa ja nii edasi. Ehk siis jaanuaris tegelikult enesearengu valdkond kui selline buumib kõige rohkem ja selle info saime kätte näiteks Google Trendsi abiga. Ehk siis kokkuvõtlikult trendide jaoks on sinu kõige lihtsam tööriist, millest alustada Google Trends. Mine vaata järgi ja kindlasti sa saad sealt väga palju väärtuslikku informatsiooni. Teine tööriist, mis ma sinuga jagan, on Google Consumer Barometer ehk siis Google'i poolt kokku pandud tarbija baromeeter või tarbija käitumisparameeter. Sealt sa saad vaadata valdkonniti toote kategooriate lõikes näiteks tarbijate erinevaid ostukäitumisi nii online'is kui ka offline'is. Sa saad vaadata, kas nad ennem pigem otsivad informatsiooni online'ist ja siis lähevad näiteks poodi ostma või vastupidi. Jällegi teine väga hea tööriist Google Consumer Barometer, veebileht on olemas, mine vaata ja proovi järgi. Kolmas tööriist, mida ma sinuga jagan, mis on samamoodi tasuta, on Google Ads Keyword Planner. Ehk siis Google'i märksõnade tööriist, kus sa saad vaadata, kui palju mingid märksõnu näiteks ühe ajaperioodi jooksul otsitakse. Kui sa võtad Eesti, näiteks kui sa võtad kasutatud autod või kui sa võtad sõrmused, siis sa näed väga selgelt, mitu korda otsitakse seda eesti keeles Google'i näiteks Eesti otsingumootorist. Vastavalt sellele sa saad juba ära hinnata, kas see on see märksõna, kui palju see märksõna maksab, kui sa hiljem tahad seda reklaami teha ja kas see on see märksõna näiteks, mille alusel sa võiksid optimeerida ka oma vahelehti või oma tootelehti, mis siis pakuvad vastavat toodet või teenust, mis see märksõna etendab. Konkurentide järgi on alati tore luurata. Üks tasuta tööriist, mida ma sinuga jagan, on Facebook Ads Library. Kui sa lähed sellele linkile, siis seal sa sisestad oma konkurendi või oma eeskuju samamoodi, kellelt sa tahad šnitti võtta, nende Facebooki kasutaja või Facebooki fännilehe ja sealt tegelikult sa näed, kas nad kasutavad Facebooki reklaame ja kui nad kasutavad, siis on neil su loetelu seal ka ilusti olemas reklaamide näol. Sealt sa näed väga täpselt, milliseid
pilte nad kasutavad, milliseid tekste nad kasutavad, kuhu need lingid viivad nendelt reklaamidelt, ehk see annab sulle päris palju inspiratsiooni ja päris palju sisendit, kui sa hakkad planeerima enda turundust, enda märksõnu, enda visuaale ja enda unikaalset väärtuspakkumist, mida sa oma klientidele oma toote-teenuse näol pakud. Kui sa oled saanud enda jaoks teada, millised on trendid ja mida teevad konkurendid ja kuidas nad seda teevad, siis järgmine on see, mida ma andsin sulle tegelikult vihjena juba ette Lean Canvase äriplaani meetodiga seoses, ehk siis sõnasta selgelt oma väärtuspakkumine. Siin ma tooksin välja ühe üliolulise punkti, mida tihtipeale ma olen näinud paljud ettevõtjad ära unustavad. Ettevõtja või siis ettevõte lahendab oma klientide, mitte iseenda probleeme. Päris paljud vaatavad niimoodi, et aga mul on need tooted siin alles või mul on see probleem, kuidasmoodi ma seda nüüd saan müüa kellegile. Okei, see võib-olla lühiperspektiivis aitab sind, aga reaalsuses on see, et kõigepealt saavad aru saama, millist probleemi sinu kliendid täna omavad ja kuidasmoodi siis sa aitad neil seda probleemi lahendada. Kui sa oled leidnud probleemi ja kui sul on see lahendus, nii on kõige lihtsam sobivus kliendi ja sinu pakutava toote-teenuse vahel. Üks lihtne soovitus, mis ma saan sulle jagada, on see, et kindlasti on sul tutvusringkonnas aitamishimulisi inimesi. Võta nendega ühendust ja küsi nende käest, kas see on see probleem, mida sa oled teadvustanud enda jaoks ja mida sa oled välja kaardistanud ja kas see on sinu pakutav lahendus päriselt seda probleemi lahendab. Alati teiste käest küsida ja valideerida üle oma hüpoteesid, mida sa oled enda jaoks püstitanud, on tark teha. Üksi mõeldes sa võid joosta väga kiiresti ummikusse või vastupidi, sa võid liigalt optimistlikult kõike seda asja võtta. Saades neutraalset tagasisidet alguses oma lähiringkonnast või siis ekspertide käest ja tulevikus laiemalt ringkonna käest ehk siis klientide käest, see aitab sul oma toodet ja teenust paremini turundada ja paremini edasi arendada. Ärilise poole ettevalmistuse kolmas ja minu poolt viimane soovitus sulle on see, et vaata üle ka oma äri visuaalne identiteet. Seal on logo kindlasti, aga on ka värvikasutus, pildikasutus, tekstikasutus. Näiteks milline värv on sinu värv või siis milline teksti tüüp ja teksti kirjutamine stiilina on sinu ettevõttele sobiv ja katsu seda edaspidi ka siis sellest kinni hoida. Kui sa lähed väljapoole kommunikeerima sotsiaalmeedias, avalikus meedias, siis katsu hoida kinni sellest stiilist, mis sa alguses iseenda jaoks paika panid. See aitab sulle enda brändi, see aitab sulle enda identiteeti paremini kasvatada. Ja bränd on ühel päeval sinu tegelik vara, mis võib olla ka näiliselt ka sinu ettevõtte bilansis, mis on tajutav küll, aga mis on väga oluline. Kui Coca-Cola käest võetakse ära see bränd, siis tegelikult see on üks must gaasiline jook. Ei ole just kõige parem asi.